raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head raadiokuulajad, Vaba sõna stuudios on taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu Rootsi vangide impordist, sotsiaalseid sugusid seadustavast Istanbuli konventsioonist ning Riigikontrolli ülevaatest riigi vara kasutamisel. Ma alustaks mõne tsitaadiga, kuigi avalikkus on enam-vähem kursis, et Tartusse mingid Rootsi retsid tulevad ja selle eestvedajaks justkui käilakujuks on meie õnnetu justiitsminister Liisa Pakosta, siis mul on hästi paks tekst nina all. Nimelt me arutasime sel nädalal esimesel lugemisel Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise vanglakaristuse täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seadust. Ja selle järgi siis Eesti teeb kättesaadavaks 400 vanglakambrit kogu mahtuvusega kuni 600 kinnipeetava majutamiseks 1 või 2 kohalistes kambrites ja siis Eesti tagab, et vangla tingimused vastavad Euroopa vangla reeglistikule ja muidugi siis peab olema üldse üks tõeline teenendusasutus Rootsi retsidele, see Tartu vangla. Ja on mõned näited, kuidas meil on omad Rootsi reeglid, mis siia tuuakse, siis kinnipeetavate ja Rootsi personali tubaka ja nikotiinitoodete kasutamist reguleeritakse koostöömemorandumis. Neil on omad tubakanõuded, kui nad on vägistanud ja tapnud, siis neil on oma väga spetsiifiline tubakamaitse, mida tuleb hellitavalt käsitleda. Ja Evelin, ma küsin, et suur osa neist on ilmselt araabia taustaga, islami taustaga, sest Rootsi vanglad ajavad just immigrantide tõttu üle. Et ei tea, mis nõuded neil veel on. Näiteks neil on ju selline kord, et ega naised ei tohi neid läbi vaadata usureeglite järgi. Teistpidi nad võivad olla väga põnevil, kui saavad vanglast välja mingi Eesti haiglasse, kus on naisõed ja arstid ja neil võib see päris ohtlikuks minna. Ei, no, kogu see mõte, et Eesti riik nüüd plaanib hakata kuritegevuselt teenima raha, et rikas Rootsi riik ei leia nüüd oma vangidele piisavalt vahendeid, et neid oma territooriumil hoida ja selleks ta siis vaatab ümber ringi, et kuhu oma need vangid paigutada ja öeldakse, näete, Eestis on kuritegevus langenud, meil on vangla tühi, aga siin tekib küsimus, kas meil on kuritegevus langenud, see, et meil vanglad tühjad on võib-olla selline poliitika, et meil ei ole piisavalt vanglaametnikke, meil lastakse inimesed vanglast välja. Me loeme, kuidas üks inimene, kes tappis lõpuks söötuid inimesi, oleks pidanud vanglas olema sellise... Ta oli alles oma naist pussitanud. 3 korda oli pussitanud ja ei pandud vanglasse. Ja samas ma tean... Kussutati pussitajad. Ja ma tean samamoodi, kuidas inimesed on meil seal Roelas mures, et mingi laibatükeldaja asus sinna nende kõrvale elama. Et väga lühikesed on need vangla ajad. Kõik saavad poole pealt kuidagi lihtsustatud tingimisi karistus on nii tavaline, et ja kõige esimesena tuleks sinna panna igasugused valgekraed, et need ei pea üldse kunagi istuma. Nende jaoks tundub, et kui nad 20 miljonit tuuri panid, siis peamine karistus on üldse kohtuprotsess, eks ole. Tegelikult peaksid need, kes riigi rahasid riisuvad esimesel seal olema. Ja ma küsin retooriliselt, äkki on vanglakongid ju ka sellepärast tühjad, et reformierakondlasi ei ole kunagi karistada saanud alates 10 miljonist või siis autorollost, et nemad pääsevad alati ja teevad omasugustele hea elu, et kuidas sa saad vangi karistada, kui juhtkonnas on need inimesed, kes peaksid ise kinni istuma. Või see ongi olnud selline teadlik poliitika juba ette, et näete, et Rootsis me üldse ei saa aru, vahest võivad mingid kokkulepped ju olla kuskil varasemalt ju sõlmitud, et kuskil Rootsis on puudus vanglakohtadest, meie juba aegsasti teeme nii, et vanglakohad oleks tühjad ja
ma ütlesin ka Liisa-Ly Pakostale välja, et te olete nagu avantürist ja kogu see Rootsi vangide toomine Eestisse on ju suur avantüür. Me ei tea, mis kulud sellega kaasnevad, me ei tea, mis hiljem juhtub, kas tulevad nende pättidega kaasa siia ka nende perekonnad. Muide, statistika näitas Hollandi näitel, et pärast kui need vangid ära viidi, siis üllatus, koha peal kuritegevus tõusis nii palju, et vanglakohti oli jälle Hollandile endal vaja, et meie ka siis justkui impordime kuritegevust, et pärast vanglas oleks uus ärivaldkond, et öelge nüüd, et riik ei tee äri, teeb ikka küll ja kuritegevuse pealt. Aga selle laiem taust on ka see, et kunagi tehti Eestisse tõesti võimsaid vanglaid, see oli Euroopa Liidu käsk, et vanglad peavad olema hästi mugavad ja kenad, eks ole. Iseenesest oli vaja vanglaid paremaks teha küll, aga siis sinna uputati, ma mäletan, peaaegu miljard Eesti krooni ajal, kui tõesti kõik teised valdkonnad karjusid ressursi järele ja siis avastatigi hiljem, et tegelikult ei läinudki seda varsti enam vaja, see oli eurokäsk. Vanglad on ju meil küllaltki moodsad, see on tõsi. Ja nüüd on see lugu, et see oli ette näha, et nad jäävad tühjaks. Hiigelinvesteering läks aia taha, sest tehti käsukorras. Ja nüüd siis Euroopas on jällegi see teine pilt, et islami immigratsioon hävitab lihtsalt õiguskorra. Ma segan vahele, mitte ei tehtud käsu korras, vaid et eestlane nagu ikka püüdis rehepappi mängida ja saada Euroopalt nagu hästi palju raha, siis tehti see vangla hästi suur, et kogu see euroraha ikkagi ära kaotada ja oma tuttavad, allatöövõtjad, kõik saaks need projektid ellu viia. Ja nüüd meil ongi selline vangla, millega ei ole meil põhimõtteliselt midagi peale hakata, kuna meil ei ole vange, need, kes peaks olema, jooksevad mööda tänavat ringi ja tapavad inimesi ja siis me toome neid kõrilõikajaid Rootsist juurde ja leiame, vot see on nüüd äriidee. Aga tegelikult on ka kuritegevus alla läinud. Teistpidi on see tingimisi karistuste laiast levikust tulenev, et vanglad on tühjad. Aga ma ütlengi, et on areng. Kui Eestil olid omad rasked ajad 2000-ndatel, aga tasapisi läks elu normaalsemaks, mafioosad suruti ka alla, elu läks isegi Reformierakonna kiuste tasapisi paremaks ja Euroopa Liidu kiuste tasapisi paremaks, aga tagajärg on olnud see, et üle Euroopa on elu läinud halvemaks igal pool, kuhu on massiimmigratsioon suunatud, et elu on halvemaks läinud Soomes, see kuidas Helsingi linn on pruuniks tõmbunud ja aafriklasi ja purkadega islami kommetega inimesi pungil täis, siis see kõik on kuritegevuse kasvu tõsiselt soodust. Just nimelt, et mitte ainult halvemaks, vaid ka kuritegevus on kasvanud, et kui me loeme kas väiksemaidki uudiseid, et iga päev on Saksamaal mingi pussitamine, mingid kaplused, grupi vägistamised. Rootsis oli see vist, ei pandud pätti, ei pandud vägistajat, ei pandud vangi, öeldi, et vägistamisakt oli liiga lühikest aega, et ta ei olegi nagu süüdi, et tappis, et kui ta tapab 1 sekundiga, 2 sekundiga, siis akt on nii lühikene, et mis me ikka Rootsi on vägistamistelt nüüd maailma esimeste hulgas vägistamisprotsendilt, et kui me läheme järgmise teema juurde kohe Istanbuli konventsiooni juurde, siis huvitaval kombel need, kes kõige rohkem kriiskavad naiste kaitse teemal, et küll peavad olema kaitstud, nad leevad elu põrguks, nii et naised ei julge kella pärast 6 välja minnagi. Mine tea, millal kuskil mõni islami päritolu noorukite jõuk neil lihtsalt elu kibedaks teeb. Ja see turvalisus kaob ju samm-sammult, et mingil hetkel sa tunned, et sellel kellaajal sellesse kohta ei tasu
üksinda minna, et keegi ahistas või et mingid kambad liiguvad. Võtame kas või Tammsaare pargi juba. Ma arvan, et inimesed teatud kellaajal ei julge sealt läbi kõndida. Noortejõugud on selle üle võtnud, käib üks venekeelne lärm ja räägitakse ka, et avalik narkootikumide tarvitamine. See on siis pealinna keskpunkt, mida nad ei suuda kontrollida. Võtame Rakvere linna, Eesti kokaiini pealinn. Ei saa, ei või, ei oska, ei tea, mis toimub. Ta ei saa väikest maakonna linna korda majja loodud. Aga korraks võib-olla nende vastuväidete juurde, mida teine pool on öelnud, et ei, meil on palju vangivalvureid ja et nemad tahavad ju ka tööd saada ja suur maja ja see läheb siin hallitama ja et tegelikult saaks ju selle maja soovi korral erasektorile anda või mingi muu otstarve talle leida. Ja siis tegelikult politseis ja jõuametites on kogu aeg inimeste puudus. Ma usun, et päris märkimisväärne osa leiaks politseis erinevatel kohtadel rakendust. On inimestest puudus ja varem või hiljem, ma arvan, et see vangla lähebki erakätesse, tehakse sinna hotell või ükskõik mis asi, et me lihtsalt pikendame seda aega. Aga mis veel Rootsi vangidega ju kaasneb? Arstiabi, kui nemad on seal vanglas, tülitsevad võib-olla oma vahel, ikka igasugused hädad tulevad, siis on Viljandi vanglaga Viljandi haiglaga justkui koostööleping, et teate, et nüüd meil niigi on probleem sellega, et meil on arsti abi kättesaadavus raskendatud, meil on eriarstide järjekorrad kuude pikkused ja siis nüüd tulevad need eskordiga Rootsi vangid, kellele siis kogu see haigla meeskond peaks üles rivistatud olema ja millise aja nad ära võtavad. Ja see on jälle osa sellest Liisa-Ly Pakosta avantüürist. Me ei näe justkui ette, millised probleemid kaasnevad ka kohtusüsteemiga ja muide, see arutelu Riigikogus ju päädis sellega, et kaitsepolitsei on teinud ohuhinnangu, mis ei ole tehtud Riigikogu liikmetele kättesaadavaks. Suur tänu, me peame otsuseid tegema ilma, et meile midagi näidataks. Et aasta tagasi oli üks ohuhinnang. Ma ei tea, kas see on see sama ohuhinnang. Äkki on kaitsepolitsei vahepeal teinud mitu ohuhinnangut. Sama on öelnud. Aga seal on öeldud selgelt välja, et meil on probleeme islamistidega ja kaitsepolitsei näeb ohtu selles, et meile need vangid siia tuuakse. Ja seda sama ohtu näeb ka Tartu Lõuna-Eesti politseiprefektuuri ja see on täiesti arusaadav, sest neil hakkavad sugulased külas käima, et mõrtsukate ja vägistajate sugulased võivad olla üsna samasugused väga rasked eksemplarid, ehk siis nad avastavad endale toreda linna Tartu, kus luuakse omad ökosüsteemid, oma maffiastruktuurid, omad narkoäri, relvaäri laborid. Eestist on juba seda kõike leitud. Just nimelt mingid islami taustaga tegelevad. Üle Euroopa on müüdud relvi ja narkot. Ja kusjuures selles lepingus on ju kirjas, et vang võib taotleda asüüli ja me küsisime, minu meelest Anti, sina küsisidki selle asüülitaotluse kohta ja mis oli meie avantürist Liisa-Ly Pakosta vastus? Ta ütles, et vähetõenäoline, et tegelikult need asjad on kõik jäetud hindamata ja umbes minnakse ehku peale välja, et kes see ikka hakkab nüüd seda asüüli taotlema ja mida veel Liisa-Ly ütles, et teate, et ega seda probleemi ei teki, et me ei saa neid tagasi saata, et muidugi et ei tohi ju saata inimest ohtlikusse olukorda, ohtlikusse riiki tagasi või tema päritoluriiki tagasi, et need vangid, kes on meil siin Tartu vanglas, et neid me saame ju Rootsi tagasi saata. Selline loogika. Igal juhul meie riiklikule suveräänsusele on see häbiväärne. Me muutume nagu koloniaalstruktuuriks, mida üha rohkem neile tahetakse peale suruda, et te olete mingi alluv üksus siin Euroopa Liidus. Ja nüüd me muutume selliseks hästi kuulsaks Alcatrakiks, USA vangla, kuulsa vangla saare Alcatraciks, et
Euroopa vanglasaareks, sest see kuulsus levib, teised tahavad samamoodi oma vange tuua, soomlased juba uudistavad. Ehk siis me saame häbiväärse maine ja sellest lahti saamine pärast lepingu alla kirjutamist on päris raske. Isegi kui tuleb EKRE valitsus, me peame kohe hakkama seda protseduuri läbi viima, et kuidas saaks selle lepingu ära lõpetada. Jah, Liisa-Ly Pakosta ütleb teile lohutuseks, et senipodi pole Tartu vanglas keegi põgenenud. Jah, no Liisa-Ly Pakosta teab, et isa on mees ja ema on mees ja tema teab, et Rootsi retsid ei tee midagi halba meile siin, vaid teevad meid õnnelikuks ja jõukaks. Aga pärast väikest pausi jätkame juba Istanbuli konventsiooniga. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna on vestlussaates Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja meie saade on eetris igal laupäeval kell 12 Viru Tre raadios ja muidugi kuulatav üle veebi, üle Eesti, Kanadas ja mujalgi, sest meil on EKRE sõpru igal pool ja ma ikkagi proovin meie austajaid Kanadas ja Rootsis ka hoida kursis meie saate kaudu. No tervitused sinna lombi taha. Ja ma loodan, et Kanadas tekib EKRE osakond, EKRE välisosakond ühel päeval, sest nii toredad välis-Eesti sõbrad on meil seal olemas, kes jagavad konservatiivseid vaateid. Aga läheme nüüd sellise põneva teema juurde nagu Istanbuli konventsioon. Evelin, kas sa suudad seda artikuleerida ilusti, mis on selle ametlik pealkiri, kui uhkelt see kõik on nimetatud ja siis hakkame ennast sinna sisse poole kaevama, mida ta tegelikult endast kujutab? Jaa, see sõlmiti Istanbulist ja sealt on see lühendatud nimi, aga et nagu selline ametlik nimi on naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon ja enamus Riigikogu liikmeid ei ole seda lugenud, aga hirmsasti kiidavad ja ütlevad, et see kaitseb naisi, nad ei ole pealkirjas kaugemale jõudnud, aga miks see teema hetkel üles kerkis, oli ju tänu meie lõunanaabritele lätlastele, kes tulid välja otsusega, et sellest lepingust välja astuda, et seal on see võimalus Riigikogul olemas, et saavad algatada välislepingutest erinevalt Eestist, saavad nemad algatada väljaastumise, aga meie tegime ka Riigikogus selle otsuse eelnõu Vabariigi Valitsusele, et ka meie alustaksime sellest konventsioonist lahkumist. Ja põhiprobleem on ju selles, et selle särava nime taga, et kaitstakse naisi, tegelikult tegeletakse sooideoloogia juurutamisega ja eriti alatu tulla naiste kaitsmise sildi all meie lastele kallale ja öelda neile, et 20 sugu on normaalne. Ja no see on sama nagu see LGTB, et nemad kogu aeg kaitsevad vähemusi, tegelikult toimub laste ajupesu, nende lõikumine lõpuks, kui räägitakse soo üleminekust ja soo vahetusest, et sellist lastevastast vägivalda, mida siis transideoloogia sildi all tehakse, see on üks ajaloo hullemaid asju, mida me tegelikult, mille tunnistajad me oleme ja millele vastu hakkab ikkagi ainult põhiliselt EKRE valija ja mujal on kõrvulukustav vaikus, siis kui päriselt on vaja naisi lapsi kaitsta, kõrvulukustav vaikus. Ja siis vaatame korraks seda teksti, seal on ju mõned mõistlikud asjad ka, aga asi on ju selles, et kus te võtate, et Eestis on naised täna nagu juriidilises mõttes kaitsetud, eks ole. Meil on mingist Istanbulist korjata konventsioon kokku selle jaoks, et lõpetage ära, et meil on seadusandlus on täiesti korralikult, põhjalikult täidetud. Probleem on sisuga, et politseinikke ei ole, kes läheks siis kohale, kui koduvägivalla pärast helistatakse ja neid ei panda vangi, mingi pussitaja jookseb ringi, tapab inimesi.
naiste varjupaikadelt on raha ära võetud, meil on peretoetusi vähendatud, meil on kodus olevatelt emadelt ära võetud tervisekindlustus ja no vaata, need on need asjad tegelikult, mis kaitsevad naised. Neil on mingi sissetulek, neil on kuhu minna, aga see konventsioon, no see on tõesti nagu pigem suunatud islamiriikidele. Ma toon ühe näite sealt, et konventsiooni osalised võtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et lapse tahtlik abielluma sundimine oleks kriminaliseeritud. Mul tekib selle peale küsimus, et kuulge, kas vabatahtlik abiellumine ei oleks kriminaliseeritud, et võt selliseid lõike võib sealt konventsioonist leida, et muidugi ka veel kõiksugused muud tavad, mis on omased islami kultuurile, aga need on nagu üks osa. Väga palju on just pandudki sinna sisse näiteks ka see, et tuleb välja juurida kombed ja tavad, mis tuginevad naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. Ehk siis stereotüüpne roll on ema roll, isa roll ja seda siis hakatakse välja juurima. On ikka sõnastus. Ja seal oli edasi, et kuidas haridussüsteemis tuleb hakata kõik seda välja juurima, et sulle hakataksegi rääkima Liisa Pakosta moel, et ema on mees ja isa on mees ja hakatakse hullu juttu rääkima, et kõik need emarollid on ajast ja arust ja tullakse siis Nõukogude propagandaga ikka, et selline tahmase näoga naiskaevur on sinu peakangelane ja kuidas emaroll on ajast ja arust ja et see on ajupesu projekt, mis tuleb. Aga mina juba tunnen, et ema rolli püütaksegi välja juurida, püütaksegi alandada, et kui on meil emade päev, siis on esikaanel need 2 meest, kes on lapsed kuskilt USA-st ostnud. Juba loed ka neid nii edukaid suunamudijaid, kes räägivad, et emadus on midagi alandavat ja ei lase sul ennast teostada aga mõelge ka selle peale, et naistel võib ju valikud olla, kas naine tahab teostada ennast emana, kasvatada lapsi, et see on ka normaalne, mitte nii, et teie ütlete, et teie suunamudimine ja tal selle kotikoeraga ringi käimine. See on meeste väärtuste peale surumine naistele, kui emadust rünnatakse, alati vaata, siis on mingid tigedad mehed selle taga, kui emadust rünnatakse, need on vasakäärmuslased, toksilised, see on toksiline vasakäärmuslus, kes põlgab emadust, kes põlgab perekondi ja kes määrib meile oma mürgis sooideoloogiat kaela. Me peaks selle vastase konventsiooni vastu võtta, mis seda mürgi pritsimist ära lõpetab. Mõnedes normaalsetes riikides on keelatud ka need homoparaadid ära, kus liputajad on linna peale lastud laste silmade all ja ma ütlen, et kas siis Eesti on sellest pääsenud, eks ole, et isegi ennast konservatiivseks parteiks tituleeriv Isamaa kubiseb oma aktivistidest, et Rakveres on see nendele püha lehm, eks ole, Anne Nõgu, eragümnaasiumi direktor, eks ole, rahastab oma Art Cafe ja Art Hotelli kaudu seda pillerkaart, mis seal oli. Ma vaatasin, mida selle aasta näidati transfilmi, kosmose lesbi printsess, seda maksab Rakvere linn kinni. Koolides räägitakse 20 sotsiaalsest soost, homopropaganda algab lasteaiast. Et ma ütlen, et kõik Eesti mehed ja naised, kellel on veel julgust lapsi kaitsta, siis liituge EKRE-ga või moodustage organisatsioonid, mis on laste ja naiste kaitsel päriselt midagi valmis tegema. Et see on jõhker ajupesu 150 soo propaganda. No ma loen teile ette, et muidu äkki jälle ei usuta, sest kui sul ikkagi ERR-is räägitakse midagi, sest ERR-i info oli täiesti rappa, et Ragnar Kond rääkis väriseva häälega, et 10 000 inimest protesteerib, et nagu mingisugune riigipööre oleks toimunud Lätis, eks ole, ja mitte ühtegi intervjuu teise poolega, eks ole, ja et Eesti lätlased tõusid üles, nad olid väljas Tartus ja Eesti lätlased, no täiesti nagu mingi maavärin oleks toimunud, et lähme nüüd maavärina ohvritele appi, eks ole. Ja nüüd loen siis konventsiooni sätted, eriti ohvriõiguste kaitse meetmete rakendamine konventsiooni osaluste poolt,
tagatakse, olgu ilma diskrimineerimiseta, olgu selleks bioloogiline sugu, sotsiaalne sugu. Saate aru, selle kaudu on seadustatud Eestis sotsiaalne sugu. Mis asi see on? Head inimesed, te ise ka ei tea. See on vasakäärmuslik hullu jutu ajamine lihtsalt, mida usub ainult Eesti haridusminister ja tema Reformierakonna ja muud hullud satelliidid. Et see on aju pilastamine lihtsalt. Jah, et artikkel 14 kaudu soovitatakse lisada kooli õppekavadesse mitte stereotüüpseid soorolle käsitlevaid õppematerjale, et ema on mees ja isa on mees või noh, ja veel ka sinna juurde sooideoloogia, kus räägitakse, et on üle 20 erineva soo ja igaüks võib neid vabalt vahetada ja kui minu põhikooli laps loeb seda, et on 20 erinevat sotsiaalset sugu ja palutakse seejuures veel kodus meenutada, et millised on need bioloogilised sood, siis saabki öelda, et sellega ju krutitakse laste ajusid ja me näeme juba praegu, et lastel on suur segadus. Eesti on laste enesetappude arvu poolest maailmas väga kõrgel kohal ja ongi noorte hulgas on hetkel enesetapp surma põhjus number 1 ja see on väga-väga kurb. Väga hirmutav. No tõsi on see, et Lätit surutakse ikka väga tugevalt, sest Läti just selle hullu sooideoloogia tõttu otsustas, et tema astub sellest konventsioonist välja, tõesti aeti välja ja kõik võimalikud agitaatorid ja lihtsameelsed, kes võib-olla ei teagi, mis seal üldse kirjas on, sest naiste õiguste kaitse sildi all võib igasuguseid asju teha. Et see on ju nii ilus pealkiri. Ja samas ma ütlen, et tegelikult kogu seadusandlik pakett on täielikult olemas. Meil ei ole vaja mingit eraldi islami paketti, et kus nüüd hakkame seal soorolle muutma. No me ei muuda islamiriike teistsuguseks. Tegelikult algab siin ajupesu ja katsu sa nüüd mõnelt islami naiselt purka ära võtta kuskilt sealt islamiriigis peast. Isegi Helsinga kubiseb nendest igal pool. Et asi on selles, et see on nagu meie vastu suunatud konventsioon, et islamita sisuliselt, islami naisi ta sisuliselt ei aita, kuigi neid tuleks aidata. EKRE on teinud mitu korda ju ettepaneku purkade kandmine ära keelata. Loomulikult see kamp eesotsas peaminister Michaliga, kes ütles, et tema läheb tänavale kas või see naiste eest välja ja nii alatu ja valelik nagu Reformierakond alati on olnud, et lihtsalt valedest pursuv partei. Ja nüüd nad ongi püüdnud seda Läti survestamist panna oma poliitpankri, et minu meelest alustas Maris Lauri selle tekstiga, et nüüd me saadame lätlastele kirja, et nii ikka ei tohi ja et... Ähvardavad ja survestavad. Vaba maa, eks. Nii vabad nad ollaksegi, kui see globalistlikust mölast kõrvale kaldud ja arvad, et sugusid on 2, siis hakatakse siin murdma ja peksma. Sinna on jõudnud Euroopa. See ei ole ju enesekaitsevõimeline, et selle asemel tuleks riigikaitset tugevdada, mitte vaimuhaigusi edendada, et see on lihtsalt kohutav, kuhu allakäigupunkti ollakse jõudnud ja pane tähele, et siis märgatakse alles, millist hullust levitatakse, kui üks vastu hakkab ja siis tehakse kanakarja kambakat, eks ole, nende reformil puudub igasugune toetus praegu oma 10% juures ja siis on vaja hakata vehklema mingite loosungitega. Ise võtsid emadelt, eks, hüvitised ära, nende ajal on üksikemad langenud eriti hullu vaesusesse, eks ole. Just, et varem aitas laste toetus, kõrgem peretoetus, seda vaesuspiiri, kus nad on nagu allapoole vaesuspiiri ületada ja vaatadki, milline loosunglik tekst, et nüüd see Istanbuli konventsioon kaitseb naisi, turvatunnet loob elanikkonnale. Mis turvatunnet ta loob elanikkonnale, kui me näeme, et siin imikutapja käib jalavõruga ringi, kui me näeme, et kuidas
migratsioon toimib, et kuidas need moslemi perekonnad siin panevad oma naisi põlema Eestis. Panevadki põlema. Alles oli mingi islami päritolu vägistaja, kes oli siin taksojuht Tallinnas, sai vist 8 aastat. Vaata, toote 10 000 islami taustaga inimest sisse, kes naisi kellegiks ei pea, kes peavad seda nagu mingiks sõjasaagiks siin Eestis. Ja siis te räägite naiste õiguste kaitsest, et ma ütlen, et paljud naised ei julge enam Bolti ja Boltiga sõitagi, sellepärast, et elu ohtlik on õhtul mingisuguse araablasega polditada, eks ole. Aga Evelin, lähme veel ühe teema juurde, lähme riigikontrolöri aruande juurde. Kõigepealt räägiks sellest, et kui karikatuurne oli kogu see asi, aga enne läheme veel väiksele pausile. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, teiega vestlevad Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja Evelin, läheme edasi selle istungiga sisuliselt, et millal sai siis meie riigikontrolör Janar Holm pulti? Keset tööd ja meie ju proovisime seda olukorda parandada, öelda meie lugupeetud Riigikogu juhatusele, et nii ei tehta. Nii ei tehta, et te panete põhiseadusliku institutsiooni esindaja öötundidel esinema. Et äkki me kutsume järgmine kord presidendi ka, tulgu öösel kell 2, siis kui me oleme kõiksugused, ma ei tea, mingid eelnõud ära arutanud. Kuidas siis seda käsitletakse? Riigikogu näitab presidendile koha kätte, eks ole, kui ta paneb ta kuskile vahele, eks ole, et ei tunnusta piisavalt. Kui on õiguskantsleri ettekanne, siis selleks on tavaliselt esimene päevakorrapunkt, sellele on planeeritud mitu tundi, küllaltki korrektselt, aga nüüd miskipärast see, kes riigi rahakoti uurib ja ütleb, et seal on kaos, lükatakse öö peale, esiteks on saadikud väsinud, neil ei ole seda teravust enam, siis riigikontrolör äkki ei ole ka mingisugune ööloom, et ta peab küll 12 öösel asju oskama seal väga hästi ette kanda. Ja see vale ka, et et me saame nii kiiresti need tehtud, tegelikult kui riigikontrolör tuli juba kella 8, ta ootas 4 tundi, ma nägin, olime oma meeskonnaga kohale tulnud ja selline suhtumine, aga ma saan aru, ma ütlen, ma mõistan, miks sellist asja öösel pidi näitama, sellepärast, et see aruanne riigi rahalistest seisudest ei kannatagi päevavalgust, päriselt, see ei kannatagi päevavalgust ja Janar Holm ütles ka, et strateegiadokumentidest vaatab vastu selline riik, mida me ei saa kuidagi üleval pidada ning riigieelarvesse mahutada ja üks selle osa on ka muidugi Rail Baltic, et et kus me võtame miljoni ja kus me paneme miljardi ja kõik, see on ainult üks näide, et meil pole aastaid tegelikult raha selleks, et teid ehitada. Meil on minimaalne, et neid korras hoida, aga võtame suurelt ette, nüüd me paneme mitu miljardit selleks, et teha Häädemeesteni Rail Baltic. Ja mida siis veel, et pidasin ka tema ettekande lõpul kõne ja tõingi välja, et need samad probleemid, mis on aastast aastasse jätkunud ja kestnud, et need pole kuhugi kadunud, et vaatame, kuidas need jäägid iga aasta järgmisesse aastasse kantakse, et minul jäi pärast seda riigikontrolöri ettekannet tunne, et meie riiki juhitakse nagu pankrotikursil ettevõtet, et mingil hetkel loobitakse raha sinna, võetakse kuskilt mingilt arvelt, reservfondist võetakse, pannakse teise kohta, et täielik kaos, täiesti kaos. Kõige hullem on see raiskamine, et ta küll keskendus seekord teedele ja transpordile, aga ma ütlengi, need prioriteedid on täiesti paigast ära, et
et isegi meil on tõusnud liiklussurmade arv. Võimalik, et üks põhjus on teede halb olukord, aga selle ajal lihtsalt raha läheb sellesse Tallinna Häädemeeste Ekspressi, uputatakse 100 miljoneid, siis Kliimaministeerium neelab nagu mingi moolok tohutuid summasid kogu aeg, 100 miljonid lähevad väga kergekäeliselt vasakule, paremale. Ma toon näite, see aasta suurendati nende eelarvet 400 miljoni euro võrra ja kuhu see läheb, hakatakse neid soid taastama ja metsasid uputama. Eks ole, samal ajal kui me eelmises punktis räägime, et laste enesetappude arv kasvab muidegi selle tõttu, et külvatakse kliimahirmu silmitult, et maailma lõpp tuleb ja siin elamine on mõttetu ja kahjulik ja inimene on üks kahjulik liik, kes hävitab putukad ja rotid. Siis sellel on uuringute järgi väga tähelepanuväärne tausta toime noorte suhtumistele, mentaliteetidele, aga võtame siis, kui sul läheb 400 miljonit kuskile kliimamutta, kas nende Eesti võiks naiste varjupaiku toetada? See on nii valus asi, eks ole, kui inimene saabki kodus peksa, eks ole, ta on kaitsetud, ta peab põgenema kuskil turvakodusse. EKRE pani 100 000 oma katuse rahadest kunagi siis naiste varjupaikadele ja kui tänulikud nad olid. No katuserahad kõrvaldati siis, et ainult Reformierakond saaks oma sõltlastele raha anda. Nii et kahjuks sellist võimalust praegu naiste varjupaikadele meil siin igal aastal raha leida enam ei ole. Ja toome veel mõned näited, et korraga on raha justkui 2,6 miljardit, et see anda meretuuleparkide toetuseks, et korraga võetakse kuskilt vasaku käega, ma ei tea, see on nõidus, oleks pidanud rääkima finantsmaagiast, ehk siis maagid leiavad omal alati mingisugused ärisõbrad, kellele raha kanti. Ja, et meie peaminister ütleb selle kohta, ei ole vaja takerduda numbrimaagiasse, raha kulub igale sest poole. Nad on ise maagid ja ma ütlen, et see on Eesti ajaloo üks suurim raha kantimine, mis toimub kliima päästmise sildi all, sest ärastatakse ju meie energiasüsteem. Et varem ikkagi oli see rahva oma ja nüüd siis lugematud välisfirmad ja Reformierakonna sõltlassõbrad ja erinevad aferistid. Ma mäletan, et Vinni valda tuli ju ka see, kes oli Aeroflotile reklaami teinud, sellised tüübid. See on avantürismi tipp, mis praegu toimub. Aga kuna peavoolumeedia inimesi uimastab, siis seda isegi ei nähta, milline rüüstamine toimub. Ja iga aasta kantakse ka veel kasutamata jääke miljarditest üle järgmisesse aastasse ja me ei saa ka üle ka ümber sellest, mis toimub Kaitseministeeriumi haldusalas. Et muidugi käisid meil ka need ministeeriumi esindajad põhiseaduskomisjonis rääkimas, sest põhiseaduskomisjonis oli meil teemaks kas moodustada uurimiskomisjon selleks, et teada saada, mis siis tegelikult toimub Kaitseministeeriumi raamatupidamises, et kuhu on need varad jäänud ja miks ei anta riigikontrolörile ligipääsu, siis kohal oli kantsler, kes oli alles minu meelest selle aasta alguses tööle võetud ja tõdes, et jah, me peame hakkama neid raamatupidamislikke reegleid jälgima ja peaks tööle võtma nagu selle ala spetsialisti, et ministeerium, mille eelarve on 5% SKP-st alles avastab, et nüüd peaks võib-olla spetsialisti tööle võtma. Kui riigikontrolör küsis dokumente, lepinguid igasuguste ettemaksete kohta, siis kuude kaupa otsiti lihtsalt dokumente üles, siiamaani otsitakse mõningaid. Ja see on siis suurima, nagu sa ütlesid, ühe suurima kuluga haldusala ja pöörane on see, et siis kantsler Kaimo Kuusk, Kaitseministeeriumi uus kantsler, tõdes, et neil ei olnud sisekontrolöri tööl. Nad kujutate ette sellises tähtsas asutuses, kus kardetakse Vene spioone ja kõike, kus liiguvad tohutud rahad, et seal võib teha nagu ilma sisekontrolörideta asju, et minu pähe see ei jõua, et nii tähtsas asutuses, kus peaks olema silm peal rahadel manipuleerimisel
tegemisel, oma meestele raha kantimisel, seal oli tühjus, nüüd võeti, aga esiteks ta elab ennast aasta aega sisse, siis kui midagi avastatakse, siis on võib-olla juba aegunud, et nii ei tehta. No see on see sama mõte, et Eit teadis, aga Eit suri ära, et see eelmine kantsler teadis, aga teda enam ei ole ja see ka, et ka see suhtumine, et mingi, minu meelest oli kas 8 miljonit või oli 80 miljonit, suhtumine on selline, et vahet ei ole, kanti ettemaksuna ja ei viitsitud pärast seda tagasi nõuda, kuna kaupa vist ei olnud, et selle tagasi nõudmine oleks olnud liiga tülikas, on ikka tegelikult halb ja tülikas mingit raha minna kuskilt nõudma, mis oli tegelikult minu meelest üle 8 aasta juba ära kuskilt võõral kontol, teenis ma ei tea, kas intresse või läks kuidagi vahenduseks, et kuhu see raha siis kadus, aga seda teab vaid Tuul. Jaa, aga selle kurva tõdemusega tõmbame täna otsad kokku, uurime siis, mida Tuul meie rahandusest teab juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.